Aga nagu ma juba ütlesin, siis nüüd läheme metsast sinna, kus juba metsa ja puitu töödeldakse ja räägime toorme vastuvõtust ja järgmine ettekandja on Martin Valvur. Palun! Tere päevast kõigile minu poolt. Nagu ka enne mainiti, tuleme nüüd pilvede pealt alla maa peale ja hakkame lähenema asjadele, mida saab käega katsuda ja mõõta juba natuke täpsemalt kui pool pikslit ruutmeetri kohta. Ka minu ettekande pealkiri on täna innovatsioon. Mis on innovatsioon? Innovatsioon on tegelikult visiooni tulemus. Kui Jaano Haidla tuli meie juurde 2015 aasta lõpp ja rääkis, et saeveskites on ülitäpsed laserid, mis mõõdavad millimeetrite täpsusega saematerjali, siis täiesti unarusse on jäetud paberipuit, küttepuit, mida tegelikult liigub ka väga palju, mida ostetakse, müüakse väga palju. Ja sealt hakkaski ka meie väike projekt Loadman pihta. Siis, mis on tänane arusaam puidu mõõtmisest just paberipuidu ja energiapuidu maailmas, on see, et veoauto saabudes tõusevad lendu töökad töömesilased, kelle töövahendiks on mõõdupulk. Nagu ka siin oleval pildil on näha, on asi digitaalsest ja kiirest maailmast väga kaugel. Samuti annab see võimalusi, kuidas öelda, saada mitte kõige täpsem mõõtetulemus. Aga mis on tulevik? Täna on räägitud siin kolmel kõik räägivad punktipilvest midagi. Samamoodi kasutame ka meie oma mõõtelahenduses punktipilve. Pärast ma räägin ka täpsemalt, mis see punktipilv on, aga hetkel ma näitaks teile paariminutilist videot, mismoodi meil süsteem toimib ja mis võimalused sellel on. Ajakokkuhoiu mõttes liigume kohe edasi. Siin on meie nimetatud ajalugu. Eriti oluliseks peame me oma esimest mõõtejaama Imaveres ning selle rajamist aasta 2016 mail. Ja siis eriline tähelepanu siis loomulikult muistematerjalide elektrooniline vastuvõtt Eesti Vabariigis 1. aprill 2017. See tundus kõigile hästi naljakas alguses, kui me ütleme, et meil hakkas nüüd masin mõõtma materjale, aga paraku oli see konkreetne jutt. Ümarpuidu vastuvõtt algas siis juuli 2017. Siis meie eelmise aasta kõige suuremaks, kuidas öelda, tulemuseks oli elektrooniline vastuvõtt Lätis. Loadmanil on täna
Baltikumis 9 jaama, millest 5 asuvad Lätis, 4 Eestis. See sügis laieneme ka Leetu, ehk siis katame ära ka terve Baltikumi. Nii, kiirus. Mis on täna toorme vastuvõtul hästi oluline, ongi kiirus. Et auto tuleks ja auto saaks hästi kiiresti minema. Täna me võime kindlalt väita, et 2 minutiga suudame mõõta nii hakke kui palkmate ümarpuidu materjaliga auto ja ta juba ära ka saata. Kui käsimõõtmine võib võtta kuni 10 minutit aega, olenevalt kuidas paberite ja kõige muuga on. Loomulikult võimekus. Üks värav suudab aastas mõõta 100 000 autot. Kui nüüd korrutada see kas 90 või 35 läbi, on need päris suured numbrid. Täpsus ja süstemaatilisus. Süsteem suudab korrata ühte ja sama mõõte tulemust iga kord, kui see autost läbi sõidab. Samuti täpsus. Kui me julgeme väita, et meie hakkemõõdu täpsus on 0,3% ja ümarpuidul jääb see seal 1-2% tuuri. Töökindlus. Töökindluse all mõtleme me seda, et kus punktipilv on 100% õnnestunud ja meie mõõdetud tulemus on operaatorite poolt aktsepteeritud ja kinnitatud. Antud töötulemusprotsent tuleneb 5000 auto statistikast. Digiahel. Digiahela peal me peame täna silmas võimalust tuua see, kuidas öelda, puit metsast tehasesse, kasutamata selleks ühtegi paberit. Lisaks veel metsas ja metsa takseerimisel ja metsa arendamisel on meie suured sõbrad Teski sees arendanud välja väga palju häid tarkvarasid, mis lihtsustavad lankide haldust ja loomulikult ka Eestis kasutus olev ELVIS ehk siis elektroonilise veosele infosüsteem, läbi mille jõuab meile elektrooniline saateleht vastuvõtupunkti juba ennem, kui see auto on sinna jõudnud. Numbrituvastusega suudame tuvastada selle auto päritolu ja kõik tema saatelehe informatsiooni. Nii, kui kõik rääkisid siin ennem hästi pingsalt punktipilvest, siis nüüd ma natuke räägiks lähemalt, mis asi see punktipilv on. Punktipilv on 3-tasandiline koordinaattelestik. Ehk siis, kui meil on 3 väärtust, meil on kõrgus, meil on laius ja meil on sügavus. Ja kui me saame nende kõikide punktide vahesid mõõta, siis me saame analüüsida seal ükskõik mida. Mida tihedam on meil see punktipilv ja mida rohkem meil on seal väärtusi, seda täpsemaks me saame minna. Nagu ka rääkis siin eelolev mees, et pool punkti ruutmeetri kohta. Nagu on siin allkirjas, üks meie auto või veoauto, mille me skanneerime, koosneb suurusjärk 120 miljonit punkti. See teeb 1 miljon punkti ruutmeetri kohta, enamjaolt. Ja miks täna on just punktipilv hästi oluline teema, ongi see, et see võimaldab lõputult analüüse. See võimaldab, kui meil on täna tehtud pilt mingist objektist, siis me täna saame seda analüüsida ühtede vahenditega. Tänu masinõppele ja AI-le me saame homme võtta selle sama punktipilve ja lasta masinal seda uuesti analüüsida. Vaadata, mis variatsioone tema suudab sealt välja mõõta. Samamoodi näiteks tänu punktipilvele suudetakse nüüd väga identselt taastada Notre Dame'i kirik, mis on üks väga suur nüanss, et on võimalik säilitada objekte digitaalsena ja sealt välja mõõta millimeeter mõõdustikus informatsiooni. Siin on näide pildist.
mis on tehtud punktipilvest. Näeb välja nagu foto, aga tegelikult on see punktipilvest renderdatud pilt. Samuti võib siit külje pealt näha, nagu oleks tegu röntgeniga, aga tegelikult ei ole. See lihtsalt on tingitud faktist, et punktipilvest olevad punktid ei ole kunagi kohakuti. Ehk siis punktipilv võib tekkida, jääda läbipaistev. Siis antud auto mõõte tulemus. Siin on näha selle auto kõrguse erinevus, et kus on madalama, kus on kõrgemad punktid ja kui palju oleme me suutnud leida selle punase joone ja siis nende kaamliküürude vahelist tühja ala. Antud auto kubatuuriks on jäänud siis 63 kuupmeetrit. Palk, ümarpuu, see on kõige põnevam teema alati. See hakkeosa, see alati lükatakse kuidagi eemal ära, et räägime nüüd palgist. Ehk siis sama lugu, antud pilt siin ei ole foto, punktipilvest kokku pandud ja palgi ümarpuu tulemus järgnev. Me suudame mõõta ära paki laiuse, paki kõrguse. 3 meetrit on siin paraku selle käsitsi seadistatud, aga suudame tuvastada ka pikkusi. Keskmine diameeter on siis tuletatud perimeetri pealt ütleme siis auto selle palgipaki kesklõikest ja sealt oleme välja mõõtnud keskmise diameetri. Lisaks suudame me tuvastada ka erinevaid kvaliteedi tingimusi ja parandeid. Ehk siis, kas autol on laetud palgid kõveralt peale, kas seal on suured augud, sest need kõikidel nendel väärtustel ja parameetritel on lõpuks roll lõpptulemusel. Ja mida kõik tahavad, oleks see, et lõpptulemus oleks võimalikult täpne. Ja paraku kõiki neid parameetreid tuleb arvestada selleks, et saada täpne tulemus. Lisaks tuvastame me ka palgi kõveruse. Antud näites paraku seda ei ole tuvastatud. Aga antud juhul on küll näha, kuidas on esimesest 2 pakist on lahutatud baaskoefitsiendist 2%, siit 1 ja siit uuesti 2. Aga ka silmaga on näha, et siin on augud sees ja natukene kõveralt laotud. Ehk siis, kes hommikust õhtuni tegelevad koefitsientide ja muude asjadega, need teevad täpselt, kuidas see arvutus ja süsteem töötab. Mis on selle süsteemi üks kõige tugevamaid külgi, on tema läbipaistvus. 2 minutit peale seda, kui me oleme selle auto läbi töötanud, on see pilt nii selles mudelis kui ka 3D mudelis saadaval saatjate kogu tarneahelas, kas mobiiltelefonis, nutiseadmes või lauaarvutis, vahet ei ole. Kõik tarnijad, kes osalevad tarneprotsessis, näevad seda pilti. Nad saavad tulemuse 2 minutit peale mõõtmist kätte, kas siis käivad otse vaatamas või kasutavad mõnda meie masinliidest. Mis siis veel? Ma ruttasin nii kiiresti läbi, et ma kartsin, et ma jään aja hätta. Vaata, mul veel 4 minutit tiksub. Mis siis veel? Statistika. Ühtegi asja ei saa hinnata selle järgi, kuidas näeb välja, või ühtegi raamatut ei saa ka tema kaane järgi hinnata, tuleb kõigepealt vaadata sisu. Tänaseks oleme me mõõtnud oma süsteemiga 2,1 miljonit tihumeetrit puitu ja 6,2 miljonit kuupmeetrit puiste materjale. Just vaadates siin eilseid puidulõike statistikat, siis need tegelikult on päris suured numbrid juba. Need numbrid küll ei pärine kõik Eestist, küll ka Lätist ja mujalt veel. Ja ongi minu poolt kõik.
me ootame taas saalist küsimusi, palun andke käega märku, siis tullakse teie juurde mikrofoniga. Aga ma küsin ise ka, oskate te esile tuua, mis võiksid sellise digilahenduse kasutuselevõtu negatiivsed küljed olla või kellele või miks ei pruugi meeldida? Sellel tegelikult ei saagi olla negatiivset külge, kuna see annab tegelikult vabaduse turul toimida vabalt ja luua standard. Ehk siis, kui me teame, et kogused on igal pool mõõdetud võrdselt, siis saab neid ka hinnastada võrdselt. Ja neile saab ka, pigem sellel asjal nagu negatiivset külge ei olegi. Kas kõik turuosalised on huvitatud täielikust läbipaistvusest? Ma loodan. Ma väga tahaks loota, sest metsa on vaja, kuidas öelda, hinnata korrektselt. Sealt tuli küsimus? Ja ma näen seal tõusmas kätt, palun tõuske püsti, kas teil on ka mikrofon, kui ei ole, siis kohe tuleb teie juurde mikrofon, sellepärast et mikrofon on tähtis. Muidu need, kes kuulavad meid Postimehe veebiülekande kaudu ei kuule, öelge palun oma nimi ka, palun. Rein Trenk on Eestimaa Ülikool metsapatoloogia dotsent. Mul on selline küsimus, et see ettekanne rääkis rohkem mahu täpsusest. Aga kas me saame vaadata ka palgi puidu sisse? Palju mädanikku, palju sinet? Kas me seda ka saaks näha? Täna me keskendume mahu peale. Sine, mädanik, ütleme augud sees, need täna me niimoodi mõõta ei saa. Selleks me peaksime võtma kasutusele röntgenlahenduse. Paraku ka see muudab süsteemi hästi keerukaks ja mingil määral ka ohtlikuks. Näiteks tagant mõõdetuna mädaniku või sine eraldamine, ma ei näe sellest probleemi. Küsimus on aga täna selles, et see materjal, mida me täna mõõdame, siis need parameetrid paraku ei ole seal esmatähtsad. Et kui kellegile pakub huvi teha meiega koostööd, et ka vastavad niinimetatud kvaliteediparameetrid saaksid mõõdetud ja välja toodud, siis loomulikult meil on uksed, aknad alati avatud, tulge külla, räägime. Nii, saate vaheajal äkki kokku, äkki tekivad uued ideed. Kas on veel küsimusi? Kas ma nägin õigesti, et veel üks käsi oli enne püsti või ei ole veel ühte kätt püsti? Ma ikkagi kutsun üles teid küsima, sellepärast et ajapuudust meil praegu ei ole. Aga kui küsimust ei ole, siis ma küsin ise selle majandusliku tasuvuse kohta, et ehk ikkagi mõningates oludes tuleb odavam see võtta üks Ukraina renditööline, teeks kõik need asjad odavamalt ära või kuidas sellega on? Kas sa usaldad? Küsimus ongi selles, millest ma rääkisin ka enne, on süstemaatilisus. Korraliku palgikoorma mõõt ja koolitus võtab aastaid. Selleks, et inimesele selgeks teha kõik võimalikud autojuhtide nõksud ja selleks, et tabada ära, kas on toimunud mingid mahinatsioonid või mitte. Kas pigem ma ei soovitaks sul seda Ukrainast tööle võtta, aga mida ma võin sulle öelda, et kindlasti nad on ehitussektoris tugevamad kui metsandussektoris. Aitäh, Martin Valvur, ka teid ootab kena meene Eesti metsanduse 100 aasta raamatu näol.